tere, Lauri. Tere, Kusti. Kuule, nüüd ma ei ole peaaegu üle poole aasta siin koolis olnud, on ju. Ei ole sinuga kokku ka puutunud, aga väga palju on juhtunud. Et palju õnne, sa oled aastaõpetaja. Aitäh. On nagu teistsugune tunne ka, et sa oled nagu keegi rohkem või kuulsam või oled on mingi teistsugune tunne sulle? Ja, pilt, ajalehe pilt on alles. Raamitud kodus seina? Ei, raami sisse pandud, lihtsalt niisama vetsuriiguri peal. Vetsuriiguri? Ei, loomulikult jah. Aga juba pällid on ukse taga või? Ei ole, et oktoobri lõpuks said läbi. Keegi enam ei, pärast oktoobrit keegi enam ei küsinud midagi. Palju neid ikka on loomulikult? Ja. Mõned õpilased maad käivad ja küsivad midagi ja siis soovivad õnne veel. Üks tuli ka täna just veerand tundi tagasi soovis õnne. Kes see oli? Karl Gustav. Mina jah. Kusjuures ma pean tõesti sind tänama. Sellepärast sa ühe minu suure eluunistuse ka kustutasid ära, kui ma sinu õpilane. Makstakse selle eest. Mida? Ei, makstakse jah. Vaata, see on nagu põhitöö osa, et sa kustutad noorte inimeste unistusi ja siis nad satuvad mingile rajale, kus neil läheb paremini võib-olla. Ei no tore, et kõik õpilased näevad pärast seda klippi, aga ega nad ei saa aru sellest ennem, kui see juhtunud on, siis nad on juba koolist täinud, paari aasta pärast jõuab kohale. Aga kas sa mäletad, kuidas sa mu unistus ära rikkusid? See oli mingi tõenäoliselt, kuna sa oled korduvalt meelde tuletanud. Jaa, täpselt, põhjusega. Ja, iga kuu umbes. Nii kaua, kui sa siin töötasid, iga kuu. Ma olen pool aastat siin käinud, ma ei tea, kus sa kuuled. Mul ei meelde, kui sa iga kuu kordasid kogu aeg, siis ma arvan, et see oli sünnitus. See oli sünnitus, jah. Ja mina tahtsin arstiks saada. Sina näitasid ilusal neljapäeva hommikul sünnituse klippe. Noortel inimestel. Ma saan aru, et me kõik sünnitame. Ei, kõiki sünnitus. Okei, mõned sünnitus. Sa ei peaks üldse muretsema selle pärast. Ei no mine sa tea. Sa ei tahtnud, sa tahtsid arstiks saada, mida sünnitada. Ma tahtsin, loomulikult ma tahtsin arstiks saada ja pärast seda videot enam ei tahtnud. Ma mõtlesin aasta aega, no vot täpselt. Aga ma mõtlesin, sina oled keegi. Kogu aeg, siis olin ka täpselt samasugune. See, et ma sinu elu ära rikkusin, see tähendab, et seda minuga midagi oleks vallastanud. Absoluutselt. Kuidas muidu lindudel läheb? Kodukakk oli hoovis. Kodukakk? Jaa, kodukakk täitsa Narva maanteel hoovis, uikas öösel niimoodi, et väga lahe oli. Nii et neid läheb hästi. Aga sa öösel magada või saad või? Ei maga üldse. Sa teed lindudel vahet siis üldse või? Ma lihtsalt mõtlen, et kuidas saab õpetaja nagu klassi ette minna, kui ta magamata ja teeb, Tead, ma olen juba peaaegu 20 aastat töötanud, aga keegi saab kuni aru, kus ma magan või ei maga selle. Manus teeb ka oma töö ja siis... Mina sain küll aru, kui sa õpetaja. Ega see oli, siin ma olin palju noorem ka. Vaata, vanas oled. Kuidas palun? Ma olen 25. Sa vaatad nagu muuseumil otsa praegu. Ma olen noor inimene. Ega sina ka kõige vanem ei ole. Pensioni on ikka 3 aastat jäänud. Me ei saa nagu nii pensioni. Sa oled ju nii tahetud õpetaja, sa tahast õpetaja. Tahavad sind. See veel kaua kavatsed korrutada seda aastat. Ei, absoluutselt mitte. Aga on veel mõni jaun, mis sa tahad? Ei, mul kõik olemas. Kõik on olemas. Mis see teine on? Peale selle? Ei ütle. Ei ole. Ei saagi peale. Kambjas tulevad need konnapüüdmisvõistlused kevadeti. Sa võid sinna minna näiteks. See on nüüd see küsimus, või jutt, mida me peaks nagu ignoreerima või? Jah. Ei, no sa võid ignoreerida. See, et sa ei vasta. See on lihtsalt see, et kui sul jutt otsa saab, see küsin ju on lampi midagi. Räägi, jah, nii. Kuidas sul nüüd endal läheb? Mul on muidu hästi. Olen Tallinnast. Aga Tartul igatsen ikka päris palju, jah. Miks? Tartus on elukoha palju rahulikum. Linnud lendavad aeglasemalt ja inimestel on pulss on, rütm on aeglasem ja kõik muud on. Tallinnas on kõik närviline. Aga vastad midagi või? On see loogiline, on? Ei, ma ei mõtle, ma käisin Tallinnas 6 aega tagasi. Sa jätsid muide kusjuures kohvikus arve maksmata. Ei, sina pidid maksma, seal oli peale kirjutatud Gustav. Ja täpselt. Ma 3 korda käisin seal ja siis jätsin, alati oli arve peale Gustav kirjutatud ja siis ma kirjutasin sulle, et tule maksa oma arve ära, sest sinu nimi oli peal. Tead, mis siin konks on või? Ise ei söönud sinuga. Arve jätsid ikka mulle. Ma mõtlesin, et see ei ole oluline. Et mõtle vähem siis. Kuidas sa nagu kooliga rahul olid muidu, kui sa siin käisid? Tead ei, mulle bioloogiatunnid väga meeldisid.
ei, ma mõtlesin siis, kui sa siin töötasid. Aga kuidas me siis töötasime? Ei, mitte kuidas, või kuidas sa rahul olid. Okay, sa ei kuule üldse küsimus, sa oled nagu tüüpiline õpilane. Loomulikult kui sa oled teise nurga all ja pomised habemesse, ma ei kuule, mida ma isegi püüan praegu jumala normaalselt. See läheb iga päev järjest pikemaks ära, nagu rohkem seda küll kasvata. No, ma saan aru, et mul jääb juukseid järjest vähemaks. No aga vähemalt tore, et midagi ei kasva. Tunnen rõõmu selle üle, ma saan aru. Ei kasva, jah? Minul ei kasva. Aga mis su küsimus oli? Kuidas sulle koolis töötada meeldis? Ei, tore oli ju. Ma pidasin aasta vastu. See on ju suurepärane tulemus. Elamus peab 3 seda päeva. No vot, aga mina ei ole nii kange. Mul oli väga tore. Ja kolleegid olid nii toredad. No saad sa aru? Elamus neist olid su endised õpetajad. Kuule, mis siis? Ega sina ka ju, sa suhtled ka endast vanemate inimestega. Ja see ei ole kõige hullem asi maailmas. Ja me saame väga hästi siin praegu hakkama. Vast ei ole minust vanemad ja üritasin. Kuule, ära hakka praegu mulda peale kraapima. Ei. Mõned klassid ära lõpetada. Kui vanaks Eesti keskmine mees elab? Ma ei tea, 70 äkki. Kuidas sa saad olla õpetaja, kui sa tead? Ei saa aru nagu. Ise oled õpetas seda. Ma kontrollin. Okei, ütleme, et 70. No näed, siis on ikka päris mitu aastat ju veel kraba olla. Ja, päris tüütu. Sa ei saagi pensioni. Mul on tunne jah, et enne ma suven ära. Ei, lihtsalt selleks ajaks ei ole pensionit taha. Okei. Et hästi taha. Kes sul põhikoolis läks? Põhikoolis. No bioloogia oli 3. Ei tea, kes õpetaja oli? 3 või? Nii hästi siis. Raku membraani läinud üles. See ei leia keegi üles ju. Kuidas ei leia üles? See ei ole näha ju. Ei no, sul on joonis ju paberi peal. Mõtlesin, et sa tahtsid niisamaagi seda. Päris rasked kontrolltööd olid, mis sa tegid. Ega need ei olnud kergete killast. Iga kord oli pettumus. See kellegi käest vana tööd ei leidnud üles ju. No seda me tegime kogu aeg. Kuidas see siis raske sai olla? No nii palju, nii mahukat tööd, ega sul ei kõik pähe. Sa just kõik ümber kirjutada, mis vanad ei jõua ju, kui 4-5 tundi. Ja kuni gümnaasiumi lõpuni 6 aastat järjest sa ei õppinud ära seda. Täpselt 6 aastat, päris lühike aeg. See on nii raske teema, kõik ei hakka lihtsalt pähe. Ma saan aru, et sulle on see huvitav, aga kõik ei eruta ju see bioloogia. Kuule ime, et sa arstiks ei saanud. Kuule ime, et sina... Mis sa praegu teed üldse? Töötan. Ei, sellest ma sain aru, jah, kõik töötavad. Aga nagu muidu. Kusjuures ma olen pikalt mõelnud, et tegelikult tahaks minna, ma ei tea, kuhugi, ma ei tea, palverännakule või võtta aja maha. Tulid Tartusse, Tallinnas. Jah, see on nagu palverännak. Palverännakul minnakse jala, ma tulin rongiga. Tulid tagasi jala minna. Ma vaata ilma, nii pime on, elkurid ka küljes ei ole. Siis? Kas sa nimelt praegu paned ära? Ma pole pool aastat näinud, esimene asi on jälle midagi halvast öelda. Sa peaksid olema õnnelik. Teistmoodi nagu peaksid olema õnnelik, et mõni õpilane üldse tuli su kõrvale ja niimoodi rääkima. Sa oled endine kolleeg. Endine kolleeg, jah. Sa oled õpilane põhikoolist, gümnaasiumist, endine kolleeg. Aga olin ma normaalne kolleeg muidu? Ai, jah, täitsa okei. Ja. Sa jäid uskuma kõike, mis sulle räägid. No kes see rääkis? Mina. Sina räägid? No, ma ei tea. Kui sa räägid mulle tõesti lindudest väga kirglikult 2 tundi, ega ma tõesti ei suuda seal leida, mis see vale on. Ja siis ma kõik usun. See oli päris naljakas. Mina? Ei, lihtsalt need olukorrad, kus ma võisin öelda midagi ja siis mõtlesin, et juba hakkasid tegema ja siis mõtlesin, et kuule, ma tegin nalja. Ja mõtlen, et vaesed õpilased, kes kogu aeg kuulevad sinu vale juttu ja võtavadki selle tõe pähe lihtsalt suhu. Peavad ära harjuma. Elu ongi selline. Mis sa teed mu töösid? Olen ärkvel. Iga tunni aja tagant. Väga hea. Miks? Noore lapsevanema õõmud. Sa oled noor laps. Palju õnne. Aitäh. 1 karikas teise ära. Küll läheb hästi. Suurepärane aasta. Ainus asi, mis minul elus on praegu ühiskaart. Selle kontojääk on ka nullis kohe varsti. Tuleb laadida jälle. See on mingi Tallinna nali. Ei ole Tallinna nali. Ära hakka praegu seal Tallinn-Tartut mängima. Ma olen Tartu inimene, kes on läinud ajutiselt Tallinna. Kas sa tagasi tuled? No homme 2 tunni pärast. No ma ei tea, millal ma tagasi tulen.
ma ikka tahan tulla. Ma loodan, et sina võtad ikka vastu siin Poskasmeni. No kuule, ma tegin pühapäeval praegu siia. No ma olen väga liigutatud täiesti. Kas see rott on elus sul veel seal 4. või? Ei, see ei ole. Ta suri ära. Jaa. Aga ta just võtsid ju. Ai, need on uused, 3 muutunud. Ja nemad on ka surnud või? Ei, nemad on elus, nad just tuli. 3 tükki, sa küsisid, kas see 1? Okei. Aga kalad? Kõik on olemas. On olemas. Tubli. Ikka tuleb toime. Jaa. Need rotid olid väga populaarsed. Rotid. Kõik ajakirjanikud küsisid rottide kohta. Teil on rotid. Nagu mul oleks kirbud või midagi. Vaatan ka, kui Lauri Mällot guugeldada, siis esimene, kus sul on inimsuure rott kätte vahel. See on sinu tehtud pilt. No, ei ole minu tehtud pilt. No sa tegid ka mingit rottipilti. Kõik tegid neid rotte. Arju ära, sa oled nii tahetud inimene, kõik tahavad sust pilte teha. Et jah, õpilased autogrammi ka küsivad. Ei. Algmõte. Et nii tahetud ikkagi nagu ei ole. Lõputunnistust oli kirjutama. Sinu lõputunnistus on ka. Jah. Võid välja lõigata seina peale panna. Nad on kõik nii sarnased, ega ma seal eriti, aga ma ühe valin ja võtten siis sinu päeva. Kuule, aga tore oli. Mul eriti ei ole rohkem aega nagu nüüd rääkida. Ei, ma läheks ka ära koju. Eks ole, püha päev ikka. Kuule, aga kõike kaunist sulle. Jaa, suure pärane. Tule jälle. Poole aasta pärast. Kas ütlesid ära tule jälle või? Ma ütlesin, tule jälle poole aasta pärast. Mul on lihtsalt kehv diktsioon. Minul on kehv kuulmine, Arju ära. Nägemist.